Nii, tervist kõigile. Aitäh sissejuhatuse eest. Olen Liisa Mällo, tulen Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonnast ning tõepoolest teen teile täna kerge ülevaate, millist rolli omab siis puidubiomass Eesti energiabilansis. Ühtlasi avan natuke tulevikku ja räägin siis, millised on olukorrad praegu. Enne kui ma alustan, ma tänaks ka eelnevaid kõnelejaid ja eriti just kõnelenud bioenergia poole pealt, kes tutvustas siis meile kenasti, et millised on uued algatused ja strateegiad, mis mõjutavad siis biomassi kasutamist just energeetikas. Aga kordamine on tarkuse ema ja kiirelt hüppan nendest siis ka läbi. Et Euroopa Liidu tasandil siis kõige olulisemad dokumendid, mis suunavad üleüldse energiamajandust ja energiakorraldust, on puhta energiapakett, mis siis koosneb 5 erinevast dokumendist. Neist kõige olulisem, mis puudutab just biomassi teemat, on siis taastuvenergia direktiiv. Lisaks taastuvenergia direktiivile puudutatakse seal ka elektriturgu, gaasiturgu, energiatõhusust ja hoonete energiatõhusust. Lisaks on siis tõesti erinevad algatused ja strateegiad, mis on praegu väga-väga aktuaalsed. Näiteks roheleppe, elurikkuse strateegia, energiasüsteemide integreerimine ja vesinikustrateegia ning neid strateegiaid ja algatusi on ka teisigi. Lisaks avatakse paljusid puhta energiapaketi dokumente, nii nagu eelkõneleja rääkis, ning praegu siis usinasti siin Eesti riigis üritame jõuda seisukohtadele, mis me nendest algatustest arvame, kuidas me saaksime neid enda vaates parimal viisil ära kasutada, selleks, et siis täita ära erinevad eesmärgid, mis meil on siis seatud. Lisaks siis siseriiklikul tasandil on suurimad olulisemad välja tuua siis energiamajanduse arengukava 2030, lisaks siis energia- ja kliimakava, mis on siis oma olemuselt Euroopa Komisjonile teatis Eesti poolt, mida me peame siis iga paari aasta tagant uuendama, vastavalt siis hetkeolukordadele, kus me siis peamegi prognoosima enda eesmärke, eesmärkide saavutamise trajektoore ja nii edasi. Lisaks suunavatest aktidest võiks välja tuua siis energiamajanduse korralduse seaduse, mis on niisugune katusseadus, mis reguleerib energiamajandust üleüldiselt. Lisaks teised alamseadused ehk elektrituruseadus, millega siis antakse toetust ka biomassi kasutamiseks, energia tootmiseks ja erinevad teised toetused. Näiteks KIK annab välja toetust katelde efektiivsemaks väljavahetamiseks ja nii edasi. Eks neid seaduseid ja suunavaid akte on veelgi, aga need on need sellised põhilisemad, mis võiks välja tuua. Räägiks natuke ka eesmärkidest, et taastuvenergia osakaal siis summaarsest lõpptarbimisest peab aastaks 2030 olema vähemalt 42%. See on siis Eesti siseriiklik eesmärk. Taastuvenergia direktiiv sätestab, et 32% peab olema siis liidu üleselt taastuvenergia osakaal summaarsest lõpptarbimisest. Aga meie oleme näinud, et meie panus võiks olla sinna vähemalt 42%. Ja eraldi on siis sätestatud ka erinevad sektoripõhised alameesmärgid, kuhu ka siis puidupanus või biomassi panus on üsna märkimisväärne. Näiteks taastuvenergia transpordikütuste osakaal peab moodustuma vähemalt 14%, taastuvelektri osakaal peab olema 40% ja taastuvenergia osakaal soojamajanduses peab olema 63% ja kaugküttes võiks siis taastuvenergia osakaal moodustada 80%. Lisaks on meil taastuvenergia eesmärgile ka teised eesmärgid, näiteks energiatõhususe eesmärk, hoonete energiatõhususe eesmärk, erinevad kliimaeesmärgid, mida tuleb täita ja kõikide nende eesmärkide täitmisel peab ikkagi olema meil toad soojad, elekter toas olemas, lambid põlemas, ehk siis varustuskindluse tagamine on kõige olulisem nende eesmärkide täitmisel meeles pidada. Natukene ka juba puudutatud varasemate ettekandjate poolt on biomassi kasutamine ja nende heitmed nii-öelda, et hetkel siiski veel biomassi kasutamine panustab kliima- ja energiapoliitika eesmärkidesse ja sellest me ka oma tegevustes lähtume. Et siin on kenad joonised välja toodud siis rahvusvahelise
Energiaagentuuri bioenergia töörühma poolt, kus ka Eesti on osaline ja nad on ise ka tegelikult tunnistanud, et tegelikult selline bioenergia promotöö on jäänud võib-olla veidi vajaka. Seetõttu ka sellised väga põletavad teemad selle biomassi ümber on võib-olla tekkinud, et pigem võiksid ja nad ise tunnevad, et nad peavad seda teemat rohkem ka adresseerima ja tutvustama siis seda tausta, et miks on ikkagi biomassi okei kasutada energia tootmiseks. Ja muidugi me ei räägi siin juhul ümarpuidust. Siin on välja toodud erinevate tehnoloogiate panus siis taastuvenergia eesmärki. Ja suuremalt rollilt siis on ikkagi puitmass see, mis aitab panustada ja täita siis meie taastuvenergia eesmärgid. Et oma eesmärgid oleme me aastaks 2020 kenasti ära täitnud, ületanud seda ligi 5% ja saame selle üle olla uhked. Aga tulevikus on näha mõningasi muudatusi. Näiteks puitlokaalküttes näeme, et aja jooksul hakkab asenduma efektiivsete soojuspumpadega. Seega 2020 oleks siis puitlokaalküttes umbes 5 teravatt-tundi, 2025 nõks vähem 4,9 teravatt-tundi ja 2030 näeme, et see võiks olla 4,8 teravatt-tundi. Ehk siis veidi näeme sellist muudatust, et puitlokaalküttes asendub efektiivsemate soojuspumpadega. Lisaks biomassist elekter jätkuvalt samal tasemel, enam-vähem väikeste muudatustega. Siin oleme aga pannud küsimärgiga aastaks 2050 1,7 teravatt-tundi, et nagu ka avakõneleja mainis, siis oleme hetkel Euroopa Komisjonist palumas riigiabiluba, et teha energia tootmiseks, taastuvenergia tootmiseks siis tehnoloogia spetsiifilisi vähempakkumisi. Et hetkel on meil olemas süsteem, kuidas teha siis tehnoloogia neutraalseid vähempakkumisi, kus me siis saame välja hõigata, et hei, et palun tootke meile siis kõige mõistlikuma summaga kõige suuremat nii-öelda mahuefekti tekitavat taastuvenergiat, kuid selleks, et ikkagi eristada juhitavad ja juhitamatud energiaallikad, siis oleks mõistlik teha eraldi tehnoloogia spetsiifilisi vähempakkumisi. Ja siinkohal siis ongi me küsime siis nii-öelda luba 500 gigavatt-tunni lisamiseks või väljakuulutamiseks siis olemasolevates jaamades, mis kasutavad siis biomassi. Ja siin tuleb siis eraldi välja tuua ka, et ikkagi siin oleme me mõelnud madala kvaliteedilist puitu ja puidujäätmeid kasutada. Et elame-näeme, kas saame selle loa või mitte, loodame, et saame, sest et see on meile tegelikult ikkagi energiavarustuskindluse tagamiseks ülioluline. Lisaks see, et me seda puitu seal biomassijaamades kasutame, hübriidjaamades nii-öelda kasutame, ei ole nii-öelda additional, vaid on pigem vähendame siis fossiilkütuste osakaalu selle võrra ja suurendame taastuvenergia osakaalu. Lisaks siis biomassist soojusenergia tootmine. 2020 näeme, et see on 4 teravatt-tundi, 2050 suureneb see 4,4 teravatt-tunnini ja 2030 võiks olla 4,8 teravatt-tundi. Siia ma olen pannud taha ka küsimärgi. Me näeme, et suund on jääksoojuse, erinevate jääkide kasutamise osas, erinevate salvestussüsteemide, soojusmajanduse tõhustamise ja erinevate nii-öelda nutika lahenduste kasutamisele võtu osas. Et see suurenemine siin on sellepärast ka küsimärgi all. Ja muidugi transpordikütuste potentsiaal, mis võiksid siis panustada meie taastuvenergia eesmärkidesse, just transpordi eesmärkidesse. Et seal ka on erinevaid lahendusi olemas. Selleks, et teha neid teadmistepõhiseid ja nutikaid valikuid, et edendada Eestis siis nii biomajandust kui ka bioenergia kasutamist siis energiasektoris, on meil käimas ja tulemas erinevaid uuringuid. Siin siis mainin ära mõned siuksed võib-olla kirkamad. Et käimas on hetkel siis RITA biomajandusuuring, mis on selline 3 aasta pikkune uuring, mida siis juhib 3 ülikoolist moodustatud konsortsium ja kus siis analüüsitakse, millised võiksid olla Eesti biomajanduse jätkusuutlikkuse nii-öelda läbilöögisuunad, millised võiksid olla need ärimudelid, mida võiks siin Eestis juurutada, millised on need nišid, millega soodustada siis biomajanduse nii-öelda õitsengut Eestis. Et hetkel niisugust biomajandust tervikuna ei käsitleta, seda näeme, et võiks teha.
Lisaks on käimas jääksoojuse ja tõhusa koostootmise potentsiaali uuring. Aasta lõpus alustame siis soojusmajanduse 2050 tegevuskava jaoks vajalike uuringutega. Ja lisaks on siis erinevate dekarboniseerimise, energiatõhususe, arvestite tasuvuste ja muud sellised uuringud. Lisaks nendele nimetatud uuringutele on siis teisi uuringuid veel tulemas, aga need just siis käsitlevad ja puudutavad rohkem biomassi ja puidu kasutamist siis energias. Aga milline on olukord praegu? Et praegu olen rääkinud palju tulevikust, mis meid ees ootab, aga mis seis on siis hetkel? Siin on illustreeriv graafik, kus saame vaadata, milline on elektrienergia sisemaine lõpptarbimine Eestis 2006–2018 gigavatt-tundides ning selle tootmine siis taastuvatest energiaallikatest. Sealhulgas on siis eraldi välja toodud puidukütused, biomassist toodetud energia siis. Et sisemaine tarbimine on siis kerges tõusutrendis, lõpptarbimine samamoodi ja siin on siis välja toodud halliga, milline on siis selle osakaal taastuvenergiast ja nagu näete, siis biomass panustab taastuvenergiasse väga palju. Lisaks koostootmisjaamadest toodetud elektrienergia 2002–2018 välja toodud graafikus, kus siis samamoodi saame tõdeda, et on toimunud kerge tõus ja taastuvenergia komponent siis koostootmisjaamades soojuse tootmiseks on seal ligikaudu 64%. Et on viimasel kümnendil natukene tõusnud, kuid mitte palju. Ja muidugi puitkütuseid kasutatakse väljaspool siis suuri jaamasid ka, näiteks kodudes ja erinevates kateldes. Oleme tõdenud, et katelde arv on viimasel kümnendil langenud. 2010 oli neid ligikaudu 4200 tükki, 2018 2500 tükki. Aga kateldes toodetud soojuse hulk on samuti langenud, aga kui nüüd vaadata, kui palju on katleid välja langenud, siis saame tõenäoliselt tõdeda, et välja langenud on siis ebaefektiivsed katled, sest et 2010 aastal toodeti soojust kateldes 5,8 teravatt-tundi ja 2018 umbes 4,5 teravatt-tundi. Ja muidugi, kellele ei meeldiks kodus ilusad kaminad, mis prõksuvad just eriti sellises sügises, vihmases ajas või talvel. Ja küttepuude kasutamine oleme siis tõdenud, et on kodumajapidamistes üsna populaarne. On kasvanud enim Tartus, Ida-Virumaal ja Hiiumaal. Aga prognooside kohaselt siis 2030+ vaates näeme, et lokaalküte asendub siis tõhusamate soojuspumpade vastu. Et siin tõenäoliselt tuleb mängu ka hoonete energiatõhususe direktiiv, mille kohaselt siis peavad uued hooned olema ligi nullenergiaklassi majad, kus siis võib-olla sellised küttepuude kasutamine ei ole võib-olla päris teema. Ja ega kokkuvõtteks saakski välja tuua ja rõhutada, et puitkütuste roll on käesoleval kümnendil väga oluline, väga suur, ta on juhitav energia ja tema panus on märkimisväärne. Näeme siis jätkuvat sarnast kasutust tulevatel kümnenditel, kuid näeme, et lahendused muutuvad mitmekesisemaks. Näeme suurt potentsiaali tuuleenergeetikas, päikeseenergeetikas, ehk siis lahendused muutuvad tõesti mitmekesisemaks, mille tulemusena siis võivad jääda puitkütuste kasutamine enam-vähem samaks. See sõltub muidugi ka nendest Euroopa Liidu regulatsioonidest, kuid üleüldise taastuvenergia osakaalu kasvuga üldine puitkütuste panus eesmärkidesse siis langeb. Kuna taastuvenergia eesmärgid üleüldiselt on üsna ambitsioonikad, siis näeme tõesti, et puidupanus jääb samaks, aga teised erinevad lahendused siis tulevad üha enam mängu, kuna nende tehnoloogiate hinnad langevad ja need muutuvad aina kättesaadavamaks. Ja tänan. Aitäh sisuka ettekande eest ja tänan ka, et pidasid ajast kenasti kinni. Meil on laekunud ka paar küsimust ja kuna meil natukene on aega, siis loeksin need ka ette. Juhul, kui lõppevad vanad toetusskeemid koostootmisele biomassi kasutamisel, näiteks VAO 2021 ja teised, kas siis riik eeldab uue toetusskeemi rakendamist, et oleks täidetud Euroopa Liidu taastuvenergia osakaalu nõue Eestile 2030, kuivõrd biomassi kasutamine koostootmises ilma toetusteta ei ole turul konkurentsivõimeline?
Just, hea küsimus, aitäh küsimuse eest. Siinkohal tookski mängu need samad tehnoloogia spetsiifilised vähempakkumised, kuhu siis mingil määral saaksid need olemasolevad koostootmisjaamad ja ka power-only jaamad siis konkureerida. Et sealt siis võib saada seda nii-öelda lisanduvat toetust, aga muidugi me peame ikkagi jälgima neid reegleid, mis meil on üleüldse nii-öelda riigiabisuunistega ette antud, et üle 12 aasta ükski jaam lisanduvat toetust ei saa, et siis saab nende nii-öelda see eluiga just toetuste mõttes täis. Et see praegune käesolev toetus on üsna helde, et ta peaks ka ülejäänud see 12 kuni siis 20 aastat nii-öelda olema jätkusuutlik edasi töötama ka ilma toetusteta. Et kui ma lihtsalt nüüd oma mälus sobran, siis riigiabi reeglites on ka võimalus, et hiljem, kui siis see investeerimise kulu komponent on kaetud, on ka võimalus siis jätkuvalt toetada siis seda erinevust, mida siis kütuse osakaal tekitab hinna mõttes, aga see on kindlasti teema, mida siis peaks arutama ja kindlasti turuosalised selle teemaga vahest tõstatavad. Järgmise küsimusena küsiksin, on esitatud selline küsimus nagu, kuidas hinnatakse transpordi taastuvenergia osakaalu 14%, kas mahult või energia koguselt? Kõik taastuvenergia eesmärgid käivad siis lõpptarbimise järgi. Et transpordikütuste eesmärk on üsna ambitsioonikas, 14%. Seal me näeme tegelikult kodumaise biometaani osakaalu kasvu märkimisväärselt ja ühtlasi näeme, et elektromobiilsus tuleb oluliselt enam mängu ja esimese generatsiooni vedelkütused nii-öelda step by step langevad välja. Ja tegelikult on ka direktiiv öelnud, et aastaks 2030 peab nii-öelda palmiõli kasutamine olema sisuliselt nulliringis. Et see siis tähendab, et liigume aina jätkusuutlikumate ja energiatõhusamate lahenduste suunas ka transpordi eesmärkide täitmisele. Ehk siis lõpptarbimise järgi käib see arvestus. Aitäh! Ja üks küsimus on veel, kuidas hindate, kas puitkütuste kasutamist võiks oluliselt vähendada päikese- ja tuuleenergia arvelt eesmärgiga Eesti metsa säästa? Jah, aitäh, tõesti hea küsimus. Selle üle peame me ka siin koos kõik diskussiooni, kuid samas me peame ikkagi tõdema, et metsasid on jätkuvalt vaja majandada, kui me ei taha nii-öelda looduslikku mitmekesisust ja muid elemente metsas, või õigemini, kuidas ma nüüd siis seda sõnadesse paneks, et puidu roll on jätkuvalt suur ja oluline, sellepärast, et ta on ikkagi oma olemuselt juhitav energia. Ja selleks, et meil oleksid toad soojad, nagu ma mainisin, ja lambid põleksid, on vaja meil jätkuvalt energiavarustuskindlust säilitada. Ja sinna panustab siis puit väga suurel määral, aga muidugi ka teised salvestustehnoloogiad, mis meil siin tulevad mängu, kõik need vesinikulahendused pluss hüdropump akumulatsioonjaamad, et need hakkavad seda teemat tasakaalustama, aga nagu ma ka oma ettekandes välja tõin, siis me näeme, et puitkütuste panus on sisuliselt sama, mis meil praegu on, aga lihtsalt uued lahendused tulevad peale. Ja võib-olla efektiivistuvad ka meil need jaamad, mis seda energiat siis meile puidust toodavad. Aga aitäh selle sisuka ettekande ja nende küsimustele vastamise eest!